Tere, Aavo siin. Olen jätkuvalt garaažis. Täna on 5. aprill. Aega on siis tegelikult suht vähe, kuid pilli keretööd on lõpusirgel. Keretööd all ma ei pea silmas fiibri asju. Fiibri asjad on eraldi teema ja seda teeb maaler. Nii et sellest ma ise veits pääsen, aga kere keevitamisest ma küll ei ole pääsenud. See on ropp, kui palju tööd selle kerega on olnud. Aga lõpusirge ehk siis homme hommikul on mul vaja teha veel istmekinnitused ja siis auto pakkida ja viia Colorexi värvimisse. Aga praegune seis on siis selline, et kasti tunnel on valmis, viimistletud, välja arvatud, keevitused on käimata, aga altpoolt on tugevalt sisse keevitatud, siuksed asjad tehtud. Kõik tulemüüri augud on kinni, uued augud on puuritud, mis on hädavajalikud, mida me teame täpselt, et siit tuleb rool, piduritorud ja mingid sellised asjad. Siis me endiselt loodan, et me uuesti vaheseina otsa ei tee, ehk siis me oleme pannud kinni kõik siin taga, mis siin saab kinni panna. Kui alguses mõtlesin, et ma ei hakka seda radikat ja ventikaid tagant ära võtma, et see on üks lisaülesanne, millega pärast tegeleda, siis lõppes sellega, et see auto on täiesti tühinud. Et kui siin nende kummipuhvide peal on mul tavaliselt radikas, siis see on ka nüüd seina ääres reas ja ootab tagasi minemist, kui auto on värvitud. Ja miks neuka otsus oli siis see, et kuna ma tegelikult tahtsin lahti saada sellest lollist fooliumteibist, et auto ei oleks nagu väike plaaster, siis keevitasime siia alla nurgad, et need on mõlemale poole keevitatud. Et kui enne olid need ääred tehtud alumiiniumist ja sees täis siis kaetud fooliumteibiga, et oleks tihe, siis nüüd on see asi täis keevitatud ja ära lihvitud. Lihvimistöid on mul veel hulga ja selline kere on, eks ma homme pakin siis ikkagi, ei paki midagi hommikul hakkan veel keevitama, teen siis me kinnitused ära. Juhi omad vastavad tänastele reeglitele, kõrvaliste omad mitte, aga ma teen valmiduse neile, et nad oleks olemas siis raudpulkade näol, et saaks värvida ja et nad oleks olemas. Ja ega suurt siin midagi ei ole, eks siis vaatame homme hommiku, kas jõuan filmida või mitte. Töötunde on siin nii palju, et seda YouTube üles ei ole võimalik panna ja õnneks ma ei ole mitte midagi filminud ka, sest et kuidas väikest auku täis keevitada, no ma arvan, et suht lamp on vaadata. Tere, Aavo siin. Tänane päev hakkab meil bussist ja see tähendab seda, et buss on vaja kord teha, et minna Colorexi järgist drifti auto kerele, mis on värvitud. Seekord ma ise ei värvinud, see on väga mugav variant. Eelmine aasta väljast värvis ka Colorex seda ja salongi me ei värvinudki. Aga buss on seisnud mul siin eelmise hooaja lõpust sealpool natukene parkimiskoha peal, aga siin sees on väga palju käidud vahepeal, sest et pool garaaži on siia bussi kolitud ikkagi. Ja mis siin hea osa on, istme alt tuli välja meie varuplokigaas. Varuplokigaas on meil siis Corsa Motorsi poolt valmis tehtud ja selle mõte on lihtne, kui peaks juhtuma midagi plokigaanega, siis meil on alati võtta täpselt samasugune plokigaas pingi alt, võiks öelda. Ja siis me saame selle asendada. Igal juhul nüüd ma tõstan selle siit välja. Corsa Motors juba valmistab meil uut, et me saaksime siis kogu aeg hoida varu. Ja selle ma tõstan välja, et
see panna oma mootori külge, mida te näete tõenäoliselt selles samas videos mõne aja pärast. Esimene suveilm, täna on kuupäev on meil 11. aprill, sain auto just värvimist tagasi, see tähendab seda, et meil on suht kiire. Pakkisime pilli bussi ilusti, ei tea kui hästi see valgusega jääb siia, aga auto on peal, nii et tuleb tänada Colorrexi, kes selle auto kere värvimise enda peale on võtnud. See on ulme, ma panen siia igaks juhuks või teile ka, kui te tahate värvitöid, siis Colorrexi lingid saate siit kätte. Ja polegi midagi, pakime siin asjad kokku, läheme koju, tutvustame, kuidas auto välja näeb ja alles siis proovime hakata tööle, nii et kiired 10 päeva on ees. Kuna mul anti veits aega, ootan ära, kui Juks tuleb. Juks on siis see poiss, kes teeb Colorrexi ja oma autot värvis. Pakime asjad, viskan ta koju selle toreda liinibussiga, aga teile siis bussituur. Kõige tähtsam koht on juhi koht ja see on juhtiv koht. Siin see on palju erinevaid väikseid nupukeisi, kõik mis on bussis vajalik siis. Läheme natuke tahapoole, siin on suur diivaninurk, seal all on siis tööriistad ja igasugune siuke kola, mida on meil kogu aeg vaja. No, siin on ikka väike sööginurk, laud, saab süüa, istuda. Läheme veel tahapoole, voodi, Arno voodi ja siis minu king-size-bed on siin hetkel. Mis veel? Pliidinurk, pliidkraanikaust, nagu matkaautos ikka. Et kokkuvõttes midagi erilist, aga siin sees saab mõnusalt hakkama võidud ajal. Et eks kunagi me võib-olla teen põhjalikumat tuuri sellest, kuigi seda väga palju paremini teha ei saagi, sest siin liiga palju näidata pole. Piro tegi kaameras nägu, nagu ta käigelt keegi võtta. Kaalud mingi, ma ei tea, 35 kilo arvu. Sa leidsid munakast tagasi selle või mis? Kätte see auto on saadud. Pirol on seal väike teema sellega, et meil läks sarniir pooleks värvi kambris. Räige joppamine, aga kaamera seisma. Pakime siin korra asjad, nügime auto garaaži ja hakkame tegutsema. 11. aprilli õhtu ja see automootor peaks olema koos homseks. See tähendab seda, et suht kiire 21. aprill peaks auto sõitma hiljemalt. Ma ei tea, kuidas me seda teeme, aga peame hakkama saama. Praegu teen lihtsalt asja. Mõõdan üle kõik siis vändakaelad või õigemini plokis olevad raamid ja siis mõõdan üle vändakaelad ja siis arvutan välja, et milline saale kuhu panna. Ja kui nüüd augud on teada, tuleb ära mõõta siis Bentville. Praegu oli viimane vändakael mõõta ja umbes sajandik kõikumist
mis on väga okei. Nii et hiljem tuleb komplekteerida siis jämedamad ja peenemad saaled kokku omavahel. Suurematesse aukudesse jämedamad saaled ja vastupidi. Ja omakorda peab jälgima veel siis väntvõlli kõikumist. Et teen selle mõtted ära ja siis homme hommikul pesen selle ploki puhtaks ja hakkan kokku panema. Mootoritööd jätkuvad. Ma saan aru, mu pea ei mahu kaadrisse, muidu ei ole näha, mis ma teen. Aga põhimõtteliselt ma mõõdatsin ära juba siit mitu asja. See tähendab, et vända raamikaelad on mõõdetud. Nüüd mõõdan ära siis siit kepsukaelad. Väga lihtne. Mikromeetri peale. Näen mõõtu ja see on 4, 9, 9, 6, 8 umbes. Seepärast tegelikult sa mõõdad sajandikku, aga ma näen lihtsalt, et see sajandiku seier jääb veel omakorda 2 numbri vahele. Siis võib uskuda, et sellest saab veel pool numbrit juurde kirja panna. Ja mõõt jäi endiselt samaks peale teist korda mõõtmist. Siis panen selle kirja siia. 4, 4, 9, 6, 8. Tegelikult see lõpp ei ole täna enam liiga oluline. Väga vaikne töö, see mõttes võtab palju aega. Ja tuleb rahulikult ära mõõta. Kõige peenem kael. Nüüd on asjad siin kirjas kõik, mõõdud, raamid ja veel mõõtmata on kepsud. Kepsudega saab teha sellist asja, et neid saab tõsta vastavalt saaledele siis veel omakorda. Aga iseenesest kepsumõõdud on mul teada, sest ma eelmine kord ka mõõtsin neid ja tuleb võtta lihtsalt paar lehekülge minna tagasi selles samas vihikus siin, kus võib uskuda, et need mõõdud on kepsukaelad. 45. Ei, need ei ole kepsumad. Kuskil on kepsumad põhimõtteliselt. Noh, näeme, tõllkeps. Siin on mul tehtud, kuidas mis asi kokku läheb, aga see selleks. Arvutan siis kokku veel nüüd saarte eripaksused ja saabki vändaliini kokku. Ja niimoodi ma kontrollin ära kõik saaled, kui paksud on. Panen peenemad ühele poole, jämedam teisele poole. Kuna raamide kõikumine on üliväike, siis mul liiga palju siin komplekteerimist ei saa ollagi, aga samas ma näen numbreid, mida ma saan ikkagi teha ühtlasemaks. Nii et ma teen seda. Igal juhul ükshaaval, et saaled läbi sealt alt. Siis ma hindan, mis kuu pool läheb ja sama asi kepsusaaledega, aga kepsusaalede eelis on mul täna see, et need on kepsud sees ja ma saan nende järgi mõõta, mis sealt seest tuleb, sest et nad ei ole kulunud niimoodi, et peaks midagi kartma. Seal on, võiks öelda, et minimaalne kulumine. Nii et ma näen sealt juba mõõtu, siis ma ei pea hakkama eraldi välja arvutama seda, vaid ma saan vana saale järgi arvutada või mõõta kontrollmõõtmist, et uued saaled siis läheksid samas mõõdus. Aga ma jätkan seda asja, seda on suht igav vaadata, nii et ma teen seda lõpuni. Kõik kepsud on läbi käidud,
3 saalet siin laua peal on siis pea sajandiku võrra peenemad. See tähendab seda, et ma saan need panna väiksematesse aukudesse. Siis võiks jääda õlilõtk kõige lähedasem ideaalile. Polegi muud midagi, panen need, pakin siia laua peal valmis jälle, et kui plokk on pestud, siis saaks seda kokku panema hakata. Märgin ära need saaled, mis on peenemad ja siis ma tean, et need saab panna kuhugile, kus kohas on ka auk väiksem. Nii et siuke lihtne ülesanne, võtab väga palju aega, aga tuleb teha. 12. aprill ja mootori remont on siis teie soos. Ehk siis panin Ventvelli mootorisse, pesin ploki ja Ventvelli ära. Saaled on sees ja siit stiilinäide, kuidas peab Ventvelli ringi käima. Ilma ühegi jõuta peab ta kindlalt keerlema, siis kui on kõik õiges mõõdus. Nii et panen edasi kokku. Kätte on jõudnud 13. aprill. See tähendab, et aega jääb aina vähemaks ja justkui väljasõiduni on umbes 7 päeva. 21 peaks see masin sõitma. Nii et 7 päevaga mootor on isest komplekteeritud nii palju, et karterist kuni plokki kaane või ütleme klapikambri kaaneni on valmis. Klapikambri kaas on siin ajutselt peal lihtsalt tolmu kaitseks, aga jätkan siis täna hommikul nüüd selle kokku panemist, panen siia külge turbod ja kõik muud kolle asjad ära, et saaks selle mootorist tagasi vahele veeretada. Peale seda tuleb minna linna, osta igasugused erinevad vidinaid, sest et need väiksed muutused, mis ma teha tahan, nende jaoks on vaja päris palju väikseid asju, nii et laon seda mootorit edasi lõpuni kokku, siia läheb umbes 1,5 tundi, ma arvan, siis on siin kolled ja asjad turbad kõik üles ja sellega ma rohkem midagi enam tegema ei pea. 13. aprilli õhtu masin hakkab kuju võtma, see tähendab seda, et pealtnäha oleks nagu väga jõhker töö ära tehtud, aga tegelikult on ikkagi väga pikk tee veel minna. See tähendab, et kui väiksed asjad võtavad palju rohkem aega kui nende suurte asjade paika panemine. Mis hea osa on, et Fiorella on pannud paika pedaalid, kangid, roolid, kõik sellised asjad, mis on Bolton lahendused olnud ja siis veel aitas mul käigukasti, kus mootori vahel tõsta. Arno käis tegi tagapiduri torud ära ja nii me kamba peal seda asja tegelikult ikkagi teeme. Vahepeal oli mul kaamera aku tühi, nii et suht palju asja filmimata. Aga siin ta on. Mootor on vahel. Nagu öeldud sai salongis. Tegi üks mees imesi, pani siin päris palju asju paika, nii et siit võib sisse piiluda, siis nii palju pedaalid, kangid on oma koha peal. Siis tagapool Arno tõhtud asjad on piduritorud, mis ei ole küll veel täielikult ühendatud, aga ratasteni jõuab siia salongi, kustuti. Jah, siis ma tegin neile väikse ettevalmistuse, sest et kui enne jooksid radikatorud, need siit salongi poole, ehk siis mul oli vahesein autos, siis sellel aastal seda vaheseina tegelikult ma loodan, et ei tule. Ja me teeme kõik nii palju ringi, et meil ei oleks salongis asju, mille pärast peaks vahesein olema. Keerasin radika teistpidi, nüüd tuleb ehitada uued torud, kuskilt vedada need veel. Seda ma ei tea, kuidas seda keegi teeb. Ja kes see meist teeb, võib-olla on see mina, võib-olla on see Fiorella, võib-olla on see Arno. Võib-olla üldse keegi kolmas, eks siis paistab. Igal juhul progress on ja väga kiire on ka. Ja siin polegi midagi, Balti mutrite keerune päris palju auke ja uusi torukesi ja veel uus ajuga. Nii et üks juhtmestik tuleb ka teha, aga sellega see video lõpeb. Siin videos on niigi palju erinevaid asju. Kuidas see kõik valmis saab või ei saa, see siis paistab varsti. Nii et vajuta subscribe, like, mis iganes saad vajutada. Proovime veits paremini seda lõppu filmida, kas see õnnestub või õnnestub, ma ei tea, aga ega sa ka ei tea, kui see subscribe nuppu ei pane, nii et sa ei tea, millal uus video on. Nii et head nägemist!